Tere, head inimesed! Olen täna koos operaatoriga siin ilusas kandis, nimelt Tartu botaanikaaias, kus ma tihti käin jalutamas ja mõtisklemas ja telefoniga vestlemas. Siin on hea ja mõnus puhata. Aga kes mind veel ei tea, siis mina olen Jüri Sonberg. Ja kunagi käisin sellises Eesti telesaates nagu Eesti otsib superstaari, kus ma olen paljudele inimestele kindlasti meelde jäänud, mistõttu, et seal tituleeriti mind läbi selle saate Kasatšoki Jüriks. Olen endiselt tegus ja ma arvan, et üsna võimekas ja oma tavalist elu elav inimene, aga see, mille pärast teie poole täna pöördun, on tegelikult üks lugu. Ja lugu sellest, kuidas mul on üks teatav probleem, millest ma vajan kõikide vaatajate abi. Nimelt on olukord selles, et ma olen praegu sattunud olukorda, kus ma olen võlgades. Nimelt on olukord selles, et mul on mõned tuhanded eurod võlgu. Mistõttu on mul väga palju piiranguid elus. Nimelt mul on pandud eestkostja, mu rahad on mu käest ära võetud, rahasid minu käest tahavad saada erinevad kohtutäiturid tagasi, erinevad inkassofirmad ootavad seda. Ühesõnaga, mul on väga palju erinevaid piiranguid seotud sellepärast, et mul on hetkel võlad ja et mul on hetkel eestkostja. Nimelt ma ei saa näiteks välismaale elama ja tööle minna. Mul ei ole Eestis allkirjaõigust. Ma ei saa Eestis vahetada oma soovi kohaselt elukohta ja nii edasi. Ma pean kõik niisugused asjad kokku leppima oma eestkostjaga. Mul on olnud nüüd väga erinevaid eestkostjaid ja praeguseks õnneks mul on eestkostja, kes on väga tore, mõistev ja sõbralik ja kellega mul on väga hea koostöö. Võlgade suurus on siis peaaegu 3000 eurot hetkel, mis oleks vaja ära maksta, et sellest probleemide rägastikust pääseda. See on mulle siin aja jooksul tekitanud väga palju stressi, pinget, talumatust, sellist sisemist piina, et kuidas ma sellest olukorrast välja tulen, mis aja jooksul ma need võlad ära tasun, isegi kui ma hakkan tööle, sest hetkel ma elan ainult töövõime toetusest. Aga kui ma hakkan tööle, et mis aja jooksul on need võlgu võimalik likvideerida. Nii et mul on nii palju olnud mõtteid ja sellega seoses peas raskeid mõtteid. Mistõttu ma mõtlesingi, et kuivõrd ma olen töötanud erinevates töövaldkondades, ma olen töötanud kaasa arvatud ka erinevates haiglates, omades õealast kõrgharidust, olnud ka televisioonis tööl, pesumajades, restoranides ja nii edasi. Siis mul tuli selline mõte, et äkki oleks võimalik teil, head televaatajad, mind selles osas toetada. Ehk siis sisuliselt avada justkui rahakoti rauad ja aidates mul kas või väikeste toetuste näol see summa ära maksta või vähemalt osaliselt ära maksta. Ehk ma ootaks teie annetusi nii palju ja nii suures ulatuses, kui kellelgi võimalik on teha. Ma saan aru, et tänapäeval on paljudel elu raske, sest on hinnatõusud, ma tean väga hästi, inflatsiooni edasi, eluasemekulude kallinemine, igasugused muud kallinemised, aga äkki on võimalik siiski toetada, aidata. Et ma oleksin nii ülimalt tänulik, kui te saaksite enda annetuste läbi mind toetada ja minul koostöös eestkostjaga oleks kiirem võimalus oma võlad ära saada kaelast. Ja kui ma need ära saan, siis ma olen tegelikult üks võib-olla õnnelikumaid inimesi maailmas ja ma loodan elada siis niimoodi, et ma ei tekita endale enam sellist olukorda. See olukord on kestnud aastaid. Et ma olen elanud sellise pinge ja stressi all, et kuidas saab, millal saab, kas ma suudan seda vastu pidada, mõelnud isegi psühhoneuroloogilisele ravile, kus ma olen ka vahepeal ausalt öeldes käinud, aga hoopis teisel põhjusel. Aga see pinge on suur olnud ja nüüd on õnneks neid võlakoorem natuke vähenenud, eelmised eestkostjad on aidanud maksta, nii et ühesõnaga
vähenenud on, aga siiski on peaaegu 3000 eurot veel, mis oleks vaja nagu siis reaalselt ära maksta, et ma siis kindlalt ei oleks enam võlgu, vabaneksin vast kindlasti eestkostest ja saaksin elada palju vabamalt juba ja palju vabamalt hingata, sest ma ei oleks enam siis sellisel juhul võlgu. Et see võlgade kaelast ära saamine on mul tõesti praegu suur probleem, mida ma loodan teie abiga, head vaatajad, saada. Nii et ma loodan, et te mõistate, et ma olen ka töökas inimene olnud, et hetkel ütleme kuskil 3 aastat või rohkem ma ei ole küll tööl käinud, aga ma olen ka väga palju tööd teinud, investeerinud oma aega, energiat ja muid inimressursse töö tegemisse, katsudes olla töökas inimene ja aidates läbi oma töö inimesi haiglates, televisioonis, pesumajades, restoranides, et ühesõnaga läbi oma töö tulemi. Ehk siis ma loodan, et te sellest aru saate, mõistate ja tulete mulle selle toetuse momendiga vastu, et teete suuremaid või väiksemaid annetusi, nii palju kui tõesti kellelgi on võimalik ja see on vaba tahe, mistõttu ma ei saa kellelgi loomulikult suruda ja ma ei taha, et mind pärast süüdistatakse, et oi, et Jüri palus nüüd raha, eks ole. See on vaba tahe, inimeste oma vaba tahe. Mistõttu ma annaksin operaatorile sellise soovi nüüd edasi, et operaator siis paneb sinna selle pildi alla või video alla, mida te näete, ühesõnaga minu Gmaili aadressi, mille te saate minuga siis ühendust võtta, ehk see on siis juri.sonberg@gmail.com, veel kord juri.sonberg@gmail.com, mis tuleb siis ekraani alla ja mille te saate ühendust võtta ja siis me saame edasi rääkida ja ma räägin juba nende inimestega, kellel on päriselt soov aidata, kuidas te saate aidata, milline on minu kontonumber, kuidas sinna raha täpselt kanda ja nii edasi. Ehk see video on mõeldud selleks, et ma lihtsalt kutsun teid üles viisakal moel, agiteerin ja kuivõrd minu operaatoriks, kes praegu mind filmib, on inimene, kes on tegelenud juba aastaid Fortios TV-ga ja kuivõrd temal on vaatajaid nüüd natukene vähevõitu kui varem, siis tema vajaks ka täiendavat toetust või mõistmist või kaasamõtlemist, mistõttu ekraani alla tuleb ka kindlasti Fortios TV kontakt, mille saab võtta siis Fortios TV-ga ühendust, et ka Fortios TV-le olla kas nõu või jõuga või kas või rahaliselt abiks, et ka Fortios TV saaks elada ja tegutseda, sest operaator ka tasuta tööd ei tee, mistõttu mul läks ju hea meel talle ka sellega abiks olla, mainides ka teda ja et teda saaksite ka talle siis abikäe ulatada. Nii et minu kontakt Gmaili aadressina tuleb ekraani alla ja Fortios TV oma samamoodi, nii et saate meiega ühendust võtta ja siis saab edasi suhelda. Ja kui te nüüd küsite näiteks sellise küsimuse, et mida ma siis nüüd vastu pakun, eks, et inimesed annetavad justkui ja tulevad vastu ja mõistavad, siis vastu ma saaksin pakkuda kindlasti huvitavaid videosid, näiteks laulda laule, kas oma repertuaarist või mujalt, lugeda luuletusi, teha mingit reklaami, ma ei tea, mis näiteks teha sünnipäeva tervitusvideot, nagu näiteks Arno Toksma teeb ja siis strippar Marko teeb, et mis iganes sellist laadi asja, niisugust loomingulist asja vastu teile pakkuda, mida te vähegi sooviksite ja mis oleks selline eetiline, mida ma suudaksin teha ja ma suudaksin teile ka midagi vastu pakkuda selle eest, et te tõesti mind mõistate, aru saate ja mulle toeks tulete. Aga ega põhimõtteliselt ongi lühidalt öeldes kõik, sest öeldakse, et pikk jutt on S-jutt teaduvasti, et ei ole mõtet nii pikalt rääkida ja ma arvan, et see põhiinfo sai edasi antud, mistõttu jälgigem siis seda videot ja vaadakem all olevaid kontakte, et saaksime siis edasi juba rääkida siis, kui te mulle konkreetselt Gmaili kirjutate, et siis me vaatame, mis saab ja kuidas saab siis edasi. Ja tulge loomulikult Tartu botaanikaaeda, mis on imeline, ilus, tore jalutada ka siis veel praegu, kui siin on vähe tegelikult taimi, aga siiski on see nii kihvt ja tore koht, sellepärast, et siin on muidu tore hea värsket õhku hingata ja jalutada. Nii et ja ka sees ruumides käed, kui väljas on vähe taimi, võib-olla hakkab igav, siis saab sees mõne euro eest külastada botaanikamaja, seespoolt teha erinevaid taimi, kõrbetaimi,
mis iganes palme, nii et päris põnev on. Nii et tulge ikka botaanikaeda, külastage Tartu botaanikaeda, tulge siia ülikooli linna, nautige ja võib-olla kohtute siis minuga ka, kes ma siin Tartus tegelikult juba mitu aastat elan. Aitäh teile, soovin teile kõigile jõudu, jaksu, tervist ja õnne ning rõõmu südamesse. Kõike paremat. Aitäh!